Head konverentsist osavõtjad, mul on väga hea meel ja väga suur au tervitada teid täna. Ma oleksin tahtnud olla koos teiega konverentsil ja kuulata neid huvitavaid ettekandeid, aga nagu te näete, ma olen Tallinna lennujaamas. Täna on esmaspäev, ma lendan Brüsselisse ja tervituse salvestan videona. Mul on käes imeilusad lilled. Need lilled kinkis mul eile, vanavanemate päeval minu lapselaps Mattias. Meil ei ole eriti pikka traditsiooni vanavanemate päevade tähistamisel, vähemalt meie peres on see midagi täiesti uut. Ja ometigi oli eile eriline päev, kus koos oli 4 põlvkonda, kus koos olid 2 vanaema, 1 vanaisa ja me saame koos tähistada vanavanemate päeva. Mul on olnud võimalus väga palju Eestis ringi sõita ja kohtuda erinevate eakate gruppidega. Vahel on lausa patt öelda eakad, sest nad on niivõrd nooruslikud, energilised, täis eluisu, elusädet, soovi olla, panustada ühiskonda, olla koos lastega, teha midagi kasulikku, olla aktiivsed. Ja alati, kui ma selliste toredate gruppidega kokku saan, jääb hinge hästi hea tunne. Ja hinge jääb tunne, et ma tahan ise ka kunagi olla samasugune eakas, vananeda väärikalt, olla koos nendega, kes on mulle kallid ja teha seda, mis mulle meeldib. On see siis töö või hobid või lihtsalt lastelastega olemine. Aga ma tean, et täna ei ole need võimalused kõigil eakatel. Mul on hea meel, et täna esineb ka Helmen, kes räägib pikemalt ka probleemidest. Sest me peame kokku saama pidupäevadel, aga me peame väga ausalt rääkima ka raskustest. On see siis fakt, et Eesti eakad on ühed vaesemad Euroopa Liidus? Või see häbiväärne fakt, et Eesti eakad ei saa endale lubada hooldekodu, kui vajadus selleks tekib pensioni eest? Et meie eakatel on ikka see mure, kas ma jään oma lastele, oma lastelastele koormaks kaela, kas ma saan ise hakkama, kas mul on võimalus väärikalt vananeda. Tänase konverentsi positiivne osa on see, et esinevad paljud eksperdid ja spetsialistid. Sellelt konverentsilt on palju õppida. Nagu õppisin ka mina hiljuti, kui Pille kutsus mu lugema sisse väärikate või eakate vägivalda puudutavat teksti. Pille palus, et ma loeksin selle sisse eesti keeles ja inglise keeles. See on osa Proktisova programmist ja kui ma seda 3-4 lehte lugesin, ma arvan, ma hakkasin esimest korda mõtlema, et koduvägivald, perevägivald ei ole ainult nooremate perede, vaid see on ka eakate probleem. Ka eakate suhtes esineb vägivalda ja võib-olla me ei räägi täna sellest nii palju, näiteks kui naistevastasest vägivallast. Nii et ka selles mõttes mul on väga hea meel, et see konverents toimub, et seda toetab Tisova, et on olemas netis eestikeelsed selgitused, mis asi on eakate vastane vägivald, kuidas seda ära tunda, kelle poole pöörduda ja mida teha, et seda mitte näha. Selle kevade on muutud eriti keeruliseks ka COVID-19 pandeemia. Mul oli võimalus kriisi alguses vastata infotelefonile 1247. Ja ma julgen öelda, et iga teine või 3. kõne tuli eakalt. Inimesed olid mures, nad ei pääsenud arsti juurde. Inimesed olid mures, kas nad peavad kandma maske, kuidas käituda ühistranspordis. Mulle helistasid vanamemmed, et koos läbi käia samm-sammult tee kalmistule sealt tagasi abikaasa hauale, et viia sinna lilled, panna põlema küünal ja tulla koju tagasi nii, et ei muretse hullult COVID-19 pärast. Meie eakad on olnud erakordselt tublid. Meie eakad on täitnud erakordselt korralikult kõiki neid nõudeid, mida COVID-19 on kehtestanud. Ja kui ma ütlen nõudeid, siis ma mõtlen neid piiranguid. Aga pandeemia ei kao. Nii et täna esineb perearst. Mul on väga hea meel, et ta räägib sellest detailsemalt. Lihtsalt minule jäi kõlama selline mõte, et me ei saa eakaid elust välja lükata. Me ei saa neid hoida kinni, me ei saa neid hoida suhtlemata oma lastelastega, oma sugulastega pandeemia ajal. Sest kas selline vananemine on väärikas?
Ja kas sellist vananemist tahavad nad ise, kui oma elu 6, 7, 8, 9 kuu jooksul on neil võimalus näha oma lapsi, lapselapsi ja sugulasi ainult Skype'i vahendusel või läbi akna? Mul ei ole sellele täna vastust. Ma usaldan eksperte. Aga minuga elab minu ema, kes saab varsti 95-aastaseks ja ma tean, kui oluline on talle näha oma lapsi, lapselapsi, näha ümbritsevad elu, olla osa ümbritsevast elust. Mõelgem sellele, hoidkem oma eakaid ja tehkem kõik selleks, et neil oleks võimalus väärikalt vananeda. See ei ole alati raha. Vahel on see telefonikõne, vahel on see lillepott. Ja need imelised lilled kinkis mulle eile Mattias. Ma soovin, et meil kõigil oleks keegi, kes tooks meile lilli. Vanavanemate päeval, emade päeval, lihtsalt niisama. Ma soovin huvitavat konverentsi, ma soovin palju uusi teadmisi ja ma tänan teid selle võimaluse eest täna teiega rääkida. Head tervist, hoidke ennast ja kõike ilusat!